Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Pildi peal on Ants Uustalu isiklikult, kellel käes juba mingisugune nuga. Mis nuga see on üldse? Fileerimisnuga? Jaa, see on selline mõnus nuga, et kui me tahame apelsini fileerida, siis meil peab olema sukse painduva nii-öelda teraga nuga ja apelsini fileerime siis nii, et võtame kõik selle osa valget ära siit. Selle kõik valge võtame ära, mitte osa valget, võtame kõik ära. Ja kuna meil on tegemist täna siis forelli siia salatiga, väikse sitrusega, siis ilmselgelt on meil need sitruse viilusid vaja ja me teeme seda niimoodi, et me lõikame siit kahe selle valge vahelt, lõikame välja sellised viilud, mis on täiesti puhas filee. Tavast nähakse selliseid vileesi kuskil hotelli hommikusöögis on ja see annab meil siis selle tulemuse, et meil on kvaliteetne salat, meil ei ole neid valgeid kiusi seal apelsinis ja muudki võtame neid ja apelsin muidugi on väga mõnus, et kohe varsti hakkab ju nendes maades, kus kui meil on jõulud, siis neil hakkab suvi ja siis meil seda apelsini tuleb ju nii palju ja eriti minu lemmik on tegelikult veriapelsin, Ott, tead, veriapelsini tead? No ei, kas ma tean, sa meelega nagu küsid sellised küsimused. Ei, ma praegu lihtsalt tuli meelde praegu. See veriapelsin? Veriapelsin on nagu kreip punane, väga mõnus. Ja seda on jõulude ajal on meil siin Eestis väga palju ja väga normaalse hinnaga ka peaks ütlema, nii et kui see punase apelsini aeg, ehk siis veriapelsini aeg tuleb, siis minge poodi oske kastide kaupa, sest minust oli eelmine aastal mingi 2 eurot kilo või. Üli maitsev, et no. Kui sa rääkisid siig ja lõhe koos, kes see ütles, et neid võib kokku panda? Kellega ma üldse küsima pidin? No, seal on mingid reeglid, kui ma ise hakkan kodus seal katsetama, mida tahan, panen kilu ja lõhe, panen forelli ja räime. Ei, vaata, need mõlemad on sellised mõnusad sellised rasvased kalad. Siig on ju väga rasvane kala, siis sa pead teada, mis kokku käib, ärge pärast siiga ja räime kokku pange, ega midagi juhtu, aga ma ei tea, kas see kvaliteet nagu hea oleks, et nii, siis paneme nüüd küpsetatud maapirni. Maapirn on siis selline vana hea maapirni muideks vanades talukohtades olid väga tähtsad taimed, sest nad olid nagu lille eest ja mina olen seda nüüd küpsetanud koos rosmariini ja küüslauguga ja koos koorega. Kas see on okei, et ma ei ole näinud kunagi sellist asja nagu maapirnu? Seda ma ei tea, kas see on okei. Kas ma olen okei või vaata, kuidas välja näeb? Sa oleks nagu kuskil kinnipidamisasutusest välja kargad, see pole poole asja näinud. Ma ei tea, mis mul ju maapoiss, aga mis ma siis pole siis kodus anda? 6 kaisk, sarapuu ja koer. Kogu maas tundub. Nii, paneme suvi kõritset. Vaata, mul elu sees näinud sellist asja. Ei ole ka või? Sellist asja ei näinud? Päris ka, kindlasti ajad. Kus see üldse puu otsas või? Ei, puu otsas, maa sees, nagu kartul. Siis tal on sellised pikad rohelised varred ja roheliste varte otsas on sellised üliilusad kollased öied, nii et oi-oi, siis me oleme küll sinuga õige asja teinud, et seda köögisaadet on vaja sul kõige pealt ja siis hea, kui kuuleb ka keegi, on ju. Jah. Siis on nagu väga hästi läinud. Väga hästi, jah. Nii. Ja ma ei saa ikkagi üle ümber oma ilusatest kollakas kukeseentest. Ilgelt meeldivad need ja need on ikka nagu, no ma ei tea, superseened, et täiesti uskumatu tekstuuriga. Käid endiselt seal metsas ikka? No ma olen jõudnud veel käia, aga ma tahaks... Arvad, et seal ikka veel on midagi? Ma olen nüüd 2 päeva rabamatku teinud klientidega, mis on väga lõbusad olnud, aga ma olen nagu vaatan küll sukse pilguga, et seal võiks olla, aga ma pole veel leidnud, et ma arvan, et äkki seal ikka on kuskil need olemas, nii et... Nii, ja nüüd paneme siis selle mõnusa forelli ja siis... forelli ja siia peal, mis on mõlemad soolatud. Ja tuleb selline mõnus sügisene salat, toitav, tervislik, hästi maitseküllane. No ma ei tea, kui keegi sellise salata teeks, et mina oleks küll häppi. No. Ma olengi häppi, ainuke asi, mille pärast ma muretsen, on see praegu, et siin meie teises ruumis on ka inimesed tööl ja ma proovin, et see uks jääb nii kaua suletuks, kui ma olen ise selle omale ära söönud, sest et siin on kohe kallal kõik ja ma ei saagi mitte midagi. See on, et kõik jooksevad. Nii, panen natuke salatit ka siia peale, laks. Kas sellel on mingi nimi ka või? Ise jälle mõtlesid välja või? Ja sellel toidul või? Jah. Ma arvan, et see ongi forelli ja siia salat, sitrustega. Nii, ja mis sul seal ääre peal veel on? Jaa, ääre peal on nii, et salat sai meil valmis. Siin ääre peal on meil siis selline tükk veisesinki ja selle veisesingi saatis meile Kehtna Möis OÜ, mis on ka lihatööstus ja väga ilus roosa annab välja. Kuigi ma
seda suitsu maitse on ka väga mõnus või maitse lõhn on väga hea. Aga see, mis mul natuke võib-olla juba eos on äkki mure, et äkki see dekoori on see liiga palju. No proovi, kas on liiga palju? Et võib-olla on just õige kogus, aga ma ei tea, ma pole proovinud, kohe proovin. Aga ülejäänud paistab, et on kõik timm, jah? No võt nii et Kehtna või OÜ asju leiab siit poest igalt poolt. Võtke ja proovige. Tegelikult on okei. Võib-olla natuke võiks olla dekoori vähem, aga see sink iseenesest on väga maitsev ja õige küpsusastmega ja suitsu on tugevalt pandud ja ei ole liiga palju soola ja värv näeb ka väga ilus, nii et... Ja see kõlbab ka sinna ääre peale ju küll? Ja sinna ei pane. Kala ja seda kokku ei pane. Et see lihtsalt, kuna meil suured fännid ikkagi saatsid meil selle ja mul on hea meel, et ikkagi Raplas tehakse nagu erinevad lihatooted ja siin on nüüd need lihatööstused veel ja Kehtna mõis on kindlasti üks esimesi olnud ja ma ei tea, ma arvan, et see on 20 aastat kindlasti vana, kui mitte rohkem, võib-olla ma teen kellelegi liiga, aga selle me otsime välja, kui kaua on üks selline tubli mõis tegutsenud ja ma tean, nad teevad ju teisi tooted ka, mitte ainult seda. 96 aastal ma loen siit. No võt, midagi sellist võibki olla. No võt on, jah, päris palju juba. Kohe peale Eesti Vabariigi taassündi natuke aega mööldi ja tehti ära. No võt, ja nüüd on selgeks saadud juba pikemat aega, kus asi käib. Jutukäigu ajal on selles suhtes hea on küll see koka saada, aga süüa väga ei saa, sest siis rääkida. ja kui me siin ainult sööme ja matsutame, siis teil kallid vaatajad on, vaatajatel on veel tore, aga kuulajatel enam nii tore ei ole ja me püüame ikka rohkem juttu rääkida. Ja, aga selline sai siis tänane saade ja seda saate kuulata korduses juba pühapäeval kell 1 kindlasti ja järgmisel teisipäeval oleme tagasi ja loomulikult saate edasi ka küsimusi, mis te tahaksite Ants Uustalu käest küsida, sellepärast et kelle käest siis veel, kui me räägime toidu tegemisest või siis köögis toimetamisest. Ja mina ütlen teile, kallid inimesed, tšau-pljau ja kohtume järgmine teisipäev. Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.